No nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast ja täna vaatame siis, mida toob aasta 2026 augustikuus sündinud inimestele. Niimoodi. Hakkame siis vaatama. Niimoodi. Okei, peale tänast on siis vaja veel neli saadet teha. Siis on kõik aastaring täis saanud. Nii et teie, kes te olete pidanud nüüd kauem ootama, siis tuleb ometigi teie aeg ka, kui saate teada. Nii, mida toob aasta 2026 augustikuus sündinutele. 2026 augustikuus. Väga hästi läks niimoodi. Vaatame. Ahahaa, okidoki. Üks kaart jäi laua peale, ei olnudki segamisel. Okei. Niimoodi kaart, mis jäi laua peale, mis ei osalenudki segamises. Kaardi tähendus on öö, et leiad jõudu öötundidel. Ühesõnaga see kaart alati näitab ööinimeste kohta rohkem. Aga võib-olla, mine tea, augustikuus sündinud. Millegi jaoks see oli nüüd vajalik info. Niimoodi. Võib-olla teie augustikuus sündinud oletegi rohkem sellised, kes leiate rohkem jõudu öösel. Olete nii-öelda ööinimesed rohkem. Nii, vaatame siis järjest. Mis siis siin aasta algus toob teile augustikuus sündinutele? Niimoodi, et teil tuleb siin ka niimoodi, et vanad haiged saamised, vanad sellised, jah, ükskõik kas siis hingelised või pigem siis hingelised ja haiged saamised, et on, mis siis tervenevad nüüd. Et paljud teist on hingeliselt juba tervenenud ja paljud teist tervenevad hingeliselt siis just nimelt selles aasta alguses, jaanuar ja siis pool veebruari näiteks. Jaanuar-veebruar. Aga teile näitab ka see kaart seda, et need kogemused, mis te olete siis õppinud läbi haiget saamiste, need kogemused annavad teile väärtust juurde. Tavaliselt annavad nad kõigile, aga et need kogemused, et armid kaunistavad teid. Et on väga palju tarkusi ja teadmisi on just tulnud läbi valusate kogemuste ja see annab teile tohutu tugevuse. Nii, siis teil tuleb ju ka see aasta algus tuleb suhteliselt selline läbimurdev, muranguline ja te peategi enda eest seisma. Ütleks niimoodi, et enda eest seismine, enda eest võitlemine, aga ei tohi lasta niisama kõrvu lonti, ega jah, kui midagi tahetakse, keegi midagi nõuab, midagi tahab, siis okei, teeme ära, on ju, et pole midagi. Et ise tegelikult tunned, et niimoodi ajab marru, et tahaks karjuda. Siis see samune aasta alguse pool näitabki seda, et teil tuleb enda eest seista, teil tuleb enda eest võidelda. Niimoodi, siis on tagasi, tule koju tagasi, ühesõnaga järgmine kaart on tule koju tagasi oma tõelise mina juurde, märksõna on selline. Et see kaart näitab siis see teile, see on siis kusagil kevadel, kevadsuvisemal ajal, et mingisuguste, niimoodi, et ma olen selle telefoni kinni, et ei segaks. Vähemalt nüüd ma tean, kuidas see enam ära ei katke. Niimoodi.
et see kaart, mis siin on, see, et tulge tagasi, tähendab seda, et kui te olete ennast ära unustanud ja olete kõikide teiste asjadega tegelenud, kõik teised on teie jaoks tähtsamad olnud, siis see kaart kutsub teid tulema tagasi iseenda juurde, hakkama rohkem arvestama iseendaga, vaatad, jälgid, mida sina tunned, mida sina tahad, et iseendasse rohkem pöörduda, iseendaga tegeleda. Et mitte jagada ennast ainult teistele välja. Siis soovitab siin väga palju, mis ja hakkate muidugi ka tegelema, et jälgite seda loomulikku tsüklit, loomulikku liikumist nagu loodusring, et siin eelmise selle juures mul tuli sama kaart välja, et jälgite seda, talvel on rahulikum aeg, siis tegelete rohkem endasse vaatamisega, tegelete rohkem selliste rahulikumate asjadega, energia taastamisega, organismi taastamisega, siis kevade poole, kui loodus hakkab võitsema, siis teie samamoodi hakkate tegutsema, hakkate oma neid, te võite talvel teha igasuguseid neid mõtelda valmis visiooni asju, mida te tahate aasta jooksul saavutada, aga tõesti siis te panete nii-öelda seda alust alles ja kevadel siis hakkate selles suunas liikuma. Niimoodi, et jälgite hästi palju neid aastaaegasid, seda aastatsüklit. Ja siis sügise poole siis võtate jälle rahulikumalt. Nii et aastaajad hästi palju mõjutavad, teid hakkate rohkem seda jälgima. Võimalik, et hakkate ka jälgima rohkem kuufaase. Nii et noore kuu ajal, mida teete kasvava kuu ajal, mida teete siis täiskuu ajal, erinevaid rituaale on. Nendest on hästi palju igal pool räägitud, mina olen rääkinud ja on ka hästi paljud teised rääkinud. Nii et hakkate rohkem jälgima ja siis, mida rohkem te seda jälgite, sellega kooskõlas käite loodusega, seda paremini teil hakkab minema. Et te satute siis iseenda energiaga ka sellesse loomuliku looduse rütmi ja loodus ja universum alati toetab neid rohkem, kes on selles rütmis ja kes jälgivad rohkem loodust ka. Nii, siis on sügise poole tuleb teil siis selline aeg, kus te tahate rohkem oma, nii-öelda toita oma hinge, aga siis võib tekkida selline tunne, rohkem tunne selline kvaliteetsete suhete järgi, sellisel, mitte lihtsalt, et olla koos olemise pärast, vaid selle pärast, et te tunnete, et te tahate nende inimestega koos olla. Teil võib tekkida tahtmine näiteks rohkem süüvida siis sellesse vaimsesse maailma ja vaatate, mis tunded teil parasjagu on, et neid siis järgite. Nii et kui tekib tunne, et nii, okei, täna ma midagi ei tee, täna ma puhkan, täna ma molutan, siis te teetegi seda, et jälgite hästi palju oma tundeid. Eelmise kaardiga kooskõlas on see täielikult see, kui jälgid oma loomulikku tsüklit ja aastaaegasid ja liigud siis selles suunas, siis siin näitab ka, et kui te rohkem tunnete ja tahate, siis tegeleda nende asjadega, mis teie hinge toidavad. Ükskõik, mis asjad need siis tõesti on. Nii, ja aasta lõpuks olete te täielikult muutunud inimene. Siin on see fööniksi kaart, mis näitab tõused tuhast tugevamana, on märksõna, aga näitabki seda, et teil on tohutu pagas, mis on omandatud, kogemused, mis te olete siis varasemalt õppinud. Kõige rohkem kaardi pealt on ka näha, et kõige selliseid rohkem raskemaid kogemusi on teil olnud eelmise aasta jooksul, kuigi see aasta tuleb ikka ka, see oli küllalt läbimurdev aasta, et ju ikka natukene aasta alguses rohkem on neid takistusi ka, aga et kindlalt lähete nendest läbi, et te peate minema. Et te olete aasta lõpuks ikka tundmatuseni muutunud, nii et te võite rõõmuga mõelda, et jess, ära tegin, et hästi tubli olin. Ja kuna see tugevamini tuhast tõusmine on, siis et see tugevus just nimelt on rohkem selline hinge tugevus, kuigi jah, kehaliselt, miks mitte ka, kui õpite siin ilusti tasakaalu viima ennast ja puhkama, siis loomulikult olete ka tervise poole pealt ja kehaliselt olete tugevamad, aga jah, just nimelt sellest vaimses plaanis ja hingelises plaanis. Et hästi lahe. Nii, vaatame järgmised kaardid.
nii. jah, isegi selle samuse sellise läbimurdekaardi peale võin ma öelda sellist asja, et kui te pole julgenud varem midagi teha, mis te olete mõelnud, on kuskil, keegi on maha teinud teie ideid või mõtet või tegemisi, siis see aasta te murrate nendest teiste takistustest läbi korralikult ja hakkate elama oma elu, hakkate tegema seda, mida teie tahate ja kuhu siis hing teid tõeliselt kutsub. Et hästi lahe. Nii, vaatame edasi. Nii. Alumine kaart näitab ilusasti, et olete hoitud, kaitstud, ei pea millegi pärast muretsema. Siis aasta algus on jah niimoodi täiesti selline restart endaga puhkust tegelemine, natukene selline aeglasem aeg, et kõik asjad ei lähe nii kiiresti, aga ei peagi minema. Näitab jah rohkem sellist enese mõtete selguse puhastamisega, üleüldse niimoodi sellist enese eest hoolitsemist rohkem näitab teile. Nii, siis edasi naisliini tervendus. Seda on tulnud hästi paljudele välja, aga ju see on nii palju oluline siis, et see selle aasta alguse poole, siis ma ütleks pigem rohkem jääb sinna veebruari, märtsi, et hakkate tegelema oma naisliiniga, oma naiselikkust, siis muutute tugevamaks, enam ei ole nii haavatavad, ei ole enam nii solvujad. Augustikuu on meil siis, mis meil siis august on, pool august on meil ju lõvi ja pool on neitsid. Lõvid on küll hästi tugevalt läbiminejad, aga neitsid, ma ütleks, neitsid on küll sellised, kes rohkem võtavad endasse. Nad võivad tugevad välja näha, aga tegelikult on ikka parasjagu haavatavad, et teie siis lihvite aasta alguse poole siis oma seda tugevust, oma naiselikku väe saate tagasi, nii et terve see kevad kuni suveni välja näitab teil hästi tugevalt sellist enda väe tagasi korjamist, enda jõu ja energia, mis siis veel saab öelda selle kohta, jõud, energia, vägi, eks ta üks ja sama puha on, on ju. Aga täielikult leiate selle tugevuse endas, kui võiks tarokaartidega võrrelda neid kaarte siin praegu, neid metafoorikaarte, siis mulle tulevad kuidagi 2 kaarti tulevad praegust niimoodi mulle võrdluseks. Üks on jõukaart ja teine on maailmakaart, The World. Ja, et selle kaardiga mul kuidagi seostub. Niimoodi. Hästi huvitav. Nii, siis suve poole mingid teatud asju siis lasete veel vabaks, neid asju, mis teil on hinge peal olnud nende inimeste koha peal, keda te olete siis oma lähedastest kaotanud, keda te olete väga taga igatsenud, et siis on niimoodi, et teid hoitakse kõrgemalt poolt, teid aidatakse kõrgemalt poolt ja teil on kuidagi kergem need, kes ei ole veel suutnud oma, siin oli enne ka mingid hingehaavakesed, eks ju, armid, niimoodi, siis see kaart näitab seda, et kui te ei ole siiamaani suutnud lahti lasta, siis nüüd te suudate lahti lasta. Et leinade puhul on ka nii, et väga kaua aega ei tohi ju seal istuda selle lahkunud inimese küljes. Et muidu esiteks hakkate tagasi tõmbama teda, ei lase tal ju areneda ega minna oma neid uusi kehastusi planeerima. Ja kisute, tõmbate muidu teda maa peale tagasi ja siin nüüd näitabki niimoodi, et see on see aeg, kus te suudate lahti lasta ilusasti. Et eriti tähtis on just, tavaliselt on naiste puhul see, et kui on lapse kaotusi olnud, et siis on, see on väga raske, minu arust on, kõige rängem ongi minu arust just nimelt lapse kaotus. Et kõik teised on muidugi ka rängad, aga see on kõige rängem. Ja siin näitab, et inimesed tavaliselt hoiavadki seda, istuvad kinni, et kui praegu tuli see jutt, aga ju ta peab tulema siis. Niimoodi, et ma tean inimesi, kes on hoidnud oma lähedasekese urni, on hoidnud kamina simsi peal.
on hoidnud aastaid, aastakümneid. Ärge tehke seda. Te hoiate ta kinni, te ei lase tal areneda, te ei lase endal hästi minna. Et matke see urnikene maha või kes kus tahab, on ju, kellel kuidagi soovi on olnud, on ju, noh, paljud ju viskavad tuha merre ja erinevad variandid, on ju, aga põhimõtteliselt on, muidu te hoiate surma enda kodus, just nagu tellimust, et tellite, et noh, et las ta olla siin, et vaat sarnane tõmbab sarnast, on ju, just nagu esitate tellimust, et te saaksite veel endale selliseid valusaid kogemusi, et siis kes teie augustikuus sündinukesed niimoodi, kellel on, kas siis tuttavatel või omal mingid sellised teemad, siis nüüd on õige aeg lahti lasta, viimane aeg ütleks isegi, et lahti lasta sellest. Ja nüüd olete valmis ja nüüd te suudate ka. Ja kes tunneb, et veel ei ole valmis, siis ikkagi tehke seda selle mälestuseks, kes on läinud ja tehke seda ka selleks, et te ise saaksite oma elu lahti, et te ei hoiaks, et te ei klammerduks surma külge. Muidu te on samamoodi, olete just nagu ühe jalaga siin elus, teise jalaga juba mineku peal ja mis siis universum arvab, mida ta siis teile annab. Noh, ega ei anna ju, ongi niimoodi täpselt selline lõhestunud tunne, ei tea, ei ole siin, ei tunne ennast hästi siin maailmas ja noh, ära ka veel ei taha minna, on ju, aga samas just nagu on tellimus antud. Nii et laske lahti, vot see on hästi suur sõnum ja see tuleb siia suve poole, et ju siis suvel on ka kergem aeg. See on nii huvitav, ma olen suhelnud hingedega ja mõned hinged ütlevad niimoodi, et neil on parem suhelda päikesepaistelise ilmaga, neil parem läbi tulla siia meie maa peale. Et madal rõhkkond ja kõrgrõhkkond, et kuidagi mõjutavad. Ja ma olen hakanud rohkem neid asju jälgima ja ma olen tähele pannud, et jah, tõesti, kui on, kas on siis tähistaevas, õhtul, kui võtab ühendust, parem, kui väga ei võta, on ju. Aga siiski mul on vaja olnud kanaldada lahkunud inimese infot lähedastele ja siis see hingega ühenduse võtmine on tõesti ilusa ilmaga palju kergem. Nii et mingi vajalik teadmine järelikult oli vaja edasi anda teile. Et lihtsalt elu lihtsustada, kes sellega tegelevad. Nii, siis edasi, teie augustikuus sündinud. Niimoodi, siin sügise poole võib tulla tahtmine rohkem vabadust tunda. Nii et suhte puhul tunnete kuidagi, et see suhe ahistab, see suhe kuidagi klammerdub, et teie tahate teha mingisuguseid oma asju, on ju, ja peate väga palju arvestama, teile võib tunduda selline asi, et nüüd nüüd ma enam ei taha seda suhet, on ju, et ma tahaks vabadust, et ma tahaks, ühesõnaga otse välja öelda, lahku minna. Siis siin kaalutlege läbi enda jaoks need tunded ja asjad. Aga muidugi kõige parem on niimoodi, kui koos saab areneda, et ei oleks erinevatel tasemetel, aga siin näitab jah, et tohutu sellist midagi paremat, midagi tuleb tunne, et ma pean tegema mingi muudatuse, et muidu ma jään sinna kuskile madalamasse tasemesse kinni, kogu aeg räägin tasemetega, ju siis on vajalik. Niimoodi. Ja ilusasti öelda muidugi ka niimoodi, et tunnete, et partner ei aksepteeri teid, et ei, võib-olla ka armukadedus teema, eks ju, aga te tunnete niimoodi, et see suhe mitte ei toeta teid, vaid pigem tõmbab alla, tõmbab tagasi, et see on teie jaoks raske. Et siis katsuge siis teha enda jaoks need otsused, mis teie jaoks on head ja usaldage oma tunnet, sest siin näitab niimoodi, et te olete karma asjad lahendatud juba, olete just nagu pärl, mis on valmis lihvitud, aga nüüd ootab seda oma aega. Kuna numeroloogiliselt on ka aasta number 1, siis hakkab uus ajastu teie jaoks ülejäänud uue 9 aasta ülesehitamine ja te olete hästi valmis, hästi lihvitud pärlid. Ja hakake enda mõtteid, oma tundeid jälgima, realiseerima. Vaat siiamaani, kui on see jälgimine olnud ja tegelemine, siis nüüd olete valmis, hakake realiseerima. Ja aasta lõpus näitab teil hästi ilusasti tegutsemisvabadust. Võib-olla keegi võtab kätte ja mõtleb, et jess, ma tahan reisile minna, teeb ära, läheb, on ju, et mingisuguseid piiranguid enam ei kannata.
te hakkate rohkem mõtlema iseendale, et juba teenitud küll ja teiste heaolu, siis hakkate iseenda peale. On võimalik küll suhetes minna ka koos edasi. Miks mitte, ega ma ei tee ju kellegile maas ega ütle, et kuule, nüüd peate kindlasti lahku minema, ise teete oma tunde järgi. Aga lihtsalt teil saab kopp ette sellest, et te peate elama mingi vana maatriksi järgi, nii nagu vanasti, mis see naise töö on. Naine on kodus, naine peab koristama, naine peab süüa tegema, naine peab seksima, kui mees tahab, ja siis rohkem nagu naisel sõnaõigus ei ole, peab lapsi kasvatama ja mis sa muud ikka tahad, see on naise töö. Nii, aga noh, siin kipub natukene vist kriitilisemaks minema, aga ei, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga lihtsalt ma tahan seda öelda niimoodi, et see maatriks enam ei tööta. Ja uue ajastuga see niikuinii enam ei tööta. Ja kui tõesti teine pool ei tule kaasa ja jääb oma sellesse vanasse madalasse sagedusse, siis pole mitte midagi teha, siis tuleb lihtsalt ennast lahti rebida ja edasi minna. Niimoodi. Nõndamoodi. Ja siin näitab ka, et teete otsuse ära ja kui te liigute selles suunas, siis hakkate aktsepteerima seda, mida teie tunnete, mida teie tahate, teil on ka oma tundmised, oma tahtmised, ei ole niimoodi, et te olete ainult köögikatja või kodus niimoodi koristaja ja et on aeg teil oma elu peale ka mõelda, oma vabaduse peale ja suhtes olles, kui suhe on tasakaalus, siis on väga hästi, siis on niimoodi, partner annab teile teatud need ikka ju vabadust teha seda, mida teile meeldib teha ja oma asju sättida, oma ideid ellu viia ja kui on selline toetav, üks annab ühele ruumi, teine annab teisele ruumi, siis väga hästi toimib koos, aga jah, tõesti, kui ei toimi, siis ma ütlen küll niimoodi, et ärge kauem piitsutage ennast. Võidelge ennast vabaks, niikuinii sinna näitab, ja hakake jälgima, mida teie tahate, mida teie hing tahab. Teie hing räägib läbi teie keha, kui siin juba selle suhte teema peal läks, ma toon teile veel mõned näited siin, et paljudel naistel on olnud sellised, minul kaasa arvatud kunagi, et ei olnud mingit vägivaldset suhet ega midagi, aga lihtsalt isegi see nii-öelda see psühhoterror või selline asi on ju samamoodi terror. Ja kui on olnud kliente mul, kes on rääkinud ka, et kõik on justkui korras, aga jõud kaob ära, et nii kui mees hakkab koju tulema, siis hakkab jõud ära kaduma ja siis käed hakkavad värisema. Aga kui keha juba annab märku seda, et käed hakkavad värisema, siis ilmselgelt olete te pinges, olete te krampis, et mingi teema ju on. Keha annab märku ju, et see ei ole õige. Ja muidugi, kui tegelete endaga, mis iganes, kus te lähete, kas lähete kuskile teraapiasse, mis ongi muidugi õige otsida abi, kui see ei tule parasjagu, kui oled hädas, ega siis ei tulegi eriti mingite lahenduste peale, et siis ongi väljaspoolt abi vaja. Ja siis, kui te endaga hakkate tegelema, ennast saate tasakaalu, et öeldakse, et siis muutub partner ka, enamalt jaolt muutubki aktsepteerimaks ja täpselt see, et on nagu peegelduseks ju, et ise muutub partner ka. Aga kui nüüd tõesti ei muutu, siis teie kohta kindlasti on see, et astuge välja sellest suhtest. Ja siin tuleb tohutu kergendus, tohutu vabadus ja saate siis, ei ole vaja karta, et oi, ei tea, kas ma saan üksi hakkama, et näe rahaliselt raske või midagi niimoodi. Ma võin teile öelda seda, et ma olen hästi palju elu jooksul kolinud, hästi palju muudatusi pidanud tegema ja algul on küll natuke raske tõesti, aga kui te oma südame järgi talitate, mitte mõistuse järgi, et mul on kasulikum olla selles suhtes, sellepärast, et mees maksab need ja need maksud, et mul on kasulik seal olla. Mõni ütleb ka selle kohta niimoodi, et ma saan ikka oma asju ajada, ma saan ikka oma tahtmisi, et mul on kasulik niimoodi olla. See ei ole ka päris õige, sellepärast, et ega keha annab ikka märku. Ja see ju suhtes oled ju niikuinii ju, on seda koos olemise aega ka ja naistel ju eriti, et kui sa pead olema koos, kui sa pead lihtsalt, sellepärast, et raha saama seksida, kes sa siis oled lõpuks, on ju. Ja kas sa oled endaga selles mõttes rahul? Ei ole ju. Niimoodi, et siis ma ütlen küll niimoodi, et pigem see vabadus, pigem algul natukene raskem, aga te lähete
enda tunde järgi, südame järgi edasi ja alati tuleb universum appi. Alati tuleb universum appi. Vot, lihtsalt tuleb usaldada universumit. Aga siin näitab teil väga ilusasti, et see vabadus ja kõik, et siis tekivad visioonid, aasta lõpus need, läheks sinna, reisimist näitab ja see ei ole mitte lihtsalt niimoodi, lähen ühest linnast teise, vaid see on ikka ühelt maalt teise. Nii et päris äge. Nii, vaatan, mis järgmisena võtame. Järgmisena ma võtsin, ma ei mäleta enam. Võtame siis, võtan need, jah. Nii, vahet pole, mis järjekorras, peas, et ma võtan. Nii. Vaatan, et täna ei olegi hüppanud ühtegi kaarti välja, vast hüppab välja, et kiirustavad asjad. Aga täna vastupidi jäi üks kaart lauale, vot sulle siis. Ja. Nii, vaatame, mis teile toob see aasta. Hästi armas. Nõnda. Alumine kaart, hetkeolukord. Hetkeolukord näitab kas siis mingit teatud sellist pääsemist, mingitest vanadest karmadest, needustest, sajadustest, ühesõnaga kurjast silmast mingi selline teema on. Et need asjad, kui on olnud teil, vaat seda ma nüüd ei oska nii öelda, üldiselt siin öelda, et tavaliselt ma näen neid asju, kui inimene mu poole pöördub, et siis ma teen teistmoodi tehnikaga, ma vaatan silmad kinni, tavaliselt mul on teatud asjad, mille järgi ma tean ära, kuidas, kas on mingid needuste ja asja peal, et väga vähest on viimasel ajal, õnneks on juba palju, on neid, kes on oma asjadest välja tulnud, ühesõnaga ka mingid needused elavad ju oma aja ära, aga lihtsalt jah, siin on nagu näha, et sellise paisu tagant lahti saamist, et elu on nüüd läinud lahti. Niimoodi. Ootan. Nii. Niimoodi. Aasta algus teile. Kaardi tähendus, ole voolus. See tähendab niimoodi, et oled kulgemises. Kui täiesti vabalt vaatad, kuhu suunas asjad liiguvad, selles suunas liigute, kust tulevad takistused ette, siis neid asju ei tee. Et täiesti olete voolus ja näitab ka, et olete oma arengus täpselt selles kohas, kus te parasjagu peate olema ja et universum toetab teid, olete õigel teel. Siis siin veebruari-märtsikuu peale tuleb selline kaart, kus näitab, et rohkem vajate lõõgastust, rohkem vajate puhkust. Muusika on see, mis teid väga hästi ravib ja toetab. Ja näitab mingisugust kergemat etappi, et olete siis oma nii-öelda olete oma hingeosakesed kokku korjanud, oma sellise haavatavuse ja naiseliku taastanud ja mis teid selles väga hästi aitab, ongi muusika, ikka pärksõnaks on muusika. Niimoodi. Siis maikuu, aprill-mai, siis näitab juba nii nagu ennegi, et olete, oma vägi kõik on ilusti korjatud kokku, siin näitab ka, et olete saavutanud tasakaalu ja endaga täielikult rahul. Suve poole lihtsalt on niimoodi, et kipute panema nii-öelda silmi kinni, et mitte vaatama asjadele otsa, aga siin on samas näitab ka sellist asja teile, et isegi kui te pigistate mõne koha pealt silmad kinni, siis te võite seda teha. Mõnede kaartide koosluses on niimoodi, et ei tohi silmi kinni pigistada, et kipute, et mingid probleemid mõtlete, et need ise lahenevad, on ju, et ei tohi oodata, vaid tuleb ise lahendada olukorra. Aga siin on, kuna see on ka puhkustaeg, siis siin on pigem niimoodi, et mõne koha pealt võite selle silma kinni pigistada ka. Ja ega need asjad midagi ei juhtu, tõesti nad lahenevad ikkagi ära. Et te võite seda lubada sellepärast, et te olete endast tasakaalu saavutanud. Niimoodi, siis sügise poole on siin numbrite kaart
mis näitab seda, et noh, siin on üleüldse, kas tekib rohkem huvi numeroloogia vastu või siis on hakata rohkem numbritega tegelema. Võivad numbrid hakata näitama teile mingeid märke, hakata rohkem jälgima, kellaaeg see, kellaaeg too, et mis see tähendab, mis toodega tähendab, või siis tuleb teil hakata noh, ka rahaliselt, eks rohkem numbritega, rohkem arvutamistega tegelema. Nii et isegi võib seda võtta ka sellisena, et mingite projektide alustamine, mingite projektide tegemine, läbi kalkuleerimine, et julgelt võtke ette, hakake tegema. Siis näitab ükskõik, kas siis tööalaselt, see on juba siis aasta lõpupoole, niimoodi oktoober, november, detsember on muidugi selline rahulikum ja kuu. Aga muidu jah, oktoober, november, et kellel tuleb uus partnerlussuhe, kellel läheb siis oma kui olete kaua koos elanud ja kõik on ilusasti hästi, siis võib tekkida, et partner teeb teile abielu ettepaneku, ükskõik tööalaselt, mis partnerlussuhted tulevad, mis lepinguid siin sõlmima hakata, siis võite need rahulikult vastu võtta, sellepärast et need on sellised vastastikuse austuse ja armastusega need asjad, noh, austusega, kui on töölepingud, siis on niimoodi, et te jääte selle tööga rahule. See, mis teil pakutakse, see teile sobib ja jäädakse teiega rahule ja jääte teiega rahule. Nii et siis tasub selliseid tehinguid teha. Niimoodi. Aga jah, kuna siin on numbrid, siin võib kõik mis iganes asjadega olla kalkuleeritud, et see vaatame, mis siia järgmise alumisse ritta tuleb, siis omakorda näeb ära, kas rohkem partnerlussuhte peale rõhub või siis jääb selliste pigem nende lepingute ja tööalaste ja projektialaste asjade peale. Niimoodi, aasta lõpp selline rahulik, tunnete, et olete saavutanud, tunnete ennast hästi, tahate rohkem ollagi kas siis omaette või oma lähedastega, perega koos ja lihtsalt nautida ja tagasi vaadata nende peale, mis olete saavutanud. Te olete aasta lõpus väga rahul ja väga õnnelik oma saavutuste üle. Nii, vaatame siis järgmised kaardid. Nõndamoodi. Huvitav jah, teile ei hüppe ühtegi kaarti välja, noh, siis on, siis tõmbame. Oi, väga töökas aasta tuleb. Niimoodi, õigel ajal õiges kohas, kõik sujub, unistused täituvad, südameasjad lähevad korda ja kellel siis on noh, endas nii teadlikuks lähete, et lähete jah, igasugustest ka isegi mõnedest piirangutest lähete täiesti vabalt ilusasti läbi niimoodi, et need piirangud teid ei puuduta. Niimoodi. Alumine kaart näitab hetke olukorda, intuitsioon tugevneb teil. Et usaldage rohkem oma intuitsiooni, usaldage me sisetunnet. Nii, hakkame siis vaatama siit, mis teile siin aasta toob. Julgeid visioone, julgeid unistusi. Universum täielikult toetab teid. Sättige endale nii kõrged unistused ja mõtted, mis teil pähe tuleb, ärge kahelge nendes, hakake. See on see aeg, kus te saate hakata liikuma selles suunas. Nii, siis hästi töökas aeg tulebki teil terve see, jaanuar, veebruar, märts on hästi töökas aeg teie jaoks. Muudku siblite, muudku töötate ja muidugi te teete seda rõõmuga, et ei ole niimoodi, et te peate kuidagi sundima või punnitama. Ei, see on hästi kergelt, hästi sellise, te teate, mida te teete, te teate oma väärtust, kõik ilusasti ja ongi, siin tuli kaart, lähete oma teed õigel ajal õiges kohas. Mingid teatud asjad on juba valmis, mingid teatud asjad on küll niimoodi, et võib-olla ütleks isegi, et mingid asjad on nagu tähtajalised, aga te ei pea muretsema sellepärast, et teadke, et te olete alati õigel ajal õiges kohas. See näitab teile seda. Niimoodi suve poole, puhkusaeg, selline rohkem oma unistuste realiseerimise aeg, et need unistused, mis te olete siis korjanud endal varem, siis nüüd on seda realiseerimist tuleb hästi palju ja ikka ütlen veel kord, unistage julgelt.
miks ma seda ütlen, võib-olla sellepärast, et äkki augustis sündinud inimesed ei julge nii palju unistada, võib-olla nad on rohkem realistlikud, et võib-olla te olete rohkem realistlikud 2 jalaga maas, ei julge unistada, julgege, siis näitab siin august-september, nii august-september, kusagil niimoodi, südameasjades, väga ilusasti. Tunded on teil, paistab, et sellised väiksed, sellised mitte tasakaalukad tunded, ei ole sellist tormilisi tundeid, eks ju. Et aga teil on suhete alasel kindel teadmine, mida te tahate, tunded ilusti saate tasakaalu, kuna siin ennem ka oli see, et kui ei sobi, lähete astuda suhtest välja, et siis näitab ka, et tunnetega täielikult tasakaalu saamine. Kõigepealt armastus iseenda vastu ja siis tuleb ka teiste armastus teie vastu, aga siin näitab jah kuidagi tugevalt see tunnete koha pealt ilusasti. Nii, edasi näitab niimoodi. Mõned inimesed tõesti lähevad siin, teevad valiku astuda mingist suhtest välja, mis neid enam ei teeni. Ja see, mis esialgu on selline hirmutav, on ju, tõesti, nagu ma ennegi ütlesin, nüüd ma saan aru, miks ma ütlesin, see kaart ju alles tuli. Et ärge kartke, et kui on natukene, algul on natukene hirmutav ja kitsam, te lähete ilusti sellest läbi, sellepärast, et see, mis teid ootab ees, see on kordades parem, mis teil on siiamaani olnud, kus te olete olnud. Et teil tuleb hoopis teise energiaga, hoopis teise tasemega, hoopis parem elu, mis on olnud varem. See just kehtib selle suhete teema kohta teile. Et astuge julgelt läbi sellest. Ja teid ootab palju parem. Aasta lõpus juba näitab seda, et kui te olete nüüd selle sammu teinud, on ju, et kes on siis valinud selle tee, et ahistavast suhtest välja minna, siis on niimoodi, et teil võib olla juba see teine inimene, võib olla teie elus juba olemas, kuidagi te teate teda, aga suhe ei ole veel päris suhteks läinud, siis, aga teil on see inimene universumi poolt on juba olemas, kes on see teie siis nii-öelda, kas siis hingesugune teine pool, kuidas öeldakse, igasugu erinevaid ütlemisi on, ka ju tean neid ja olen lugenud ja siis mõned asjad ma olen kahtluse alla seadnud, mõned asjad ma olen siis kanaldanud, mis siis on, kui tuleb kahtluse alla läheb, siis ikka küsid ühelt poolt järgi, mis siis õige on, sealt seletatakse lahti kõik asjad ilusasti ja ütlekski niimoodi, jah, kõigil ongi õigus, niimoodi. Aga mõned asjad kehtivad rohkem, mõnede kohta vähem, on ju. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et aasta lõpuks on teil juba see teine pool on teie ellu kas tulnud või kohe jõuab. Igal juhul olete siis raske aja selja taha jätnud ja liigutegi täiesti oma uues suunas. Et jah, väga armas, kõik on hästi, vaatame siis järgmised kaardid. Hästi lahe. Et tavaliselt on ju inimestel on kõige raskem ongi see suhtest väljumine, et rahul ei ole, on ju, ja väga selline ja muidugi väga palju on, kui no ja ühised kinnisvara võtmised ja asjad ja ongi see algus, see tunne, et issand, mis minust siis saab, et ma nii palju sõltun, et mis minust siis saab, ma nii palju partnerist sõltun. Et ükskõik, kas on ühtepidi või teistpidi suhted, et ei ole üldse oluline, kuigi siin rohkem naiste kohta näitab seda kaardipanekut siin. Aga ega meestel samamoodi ju, kui ikka on selline suhe, kus tunned, et ikka ei kuidagi ei saa olla ja ei saa ise olla kuidagi, on ka ju neid suhteid, kus tõesti ongi, mees tunneb ennast niimoodi allasurutuna ja talbituna. Et siis tuleb see julgus kokku võtta ja minna oma teed, et südame järgi. See teie hingerahu ja vabadus on palju tähtsamad kui need eurod seal, mis siis teie eest makstakse aga ikkagi tunnete ennast nagu närts, et see ei ole üldse mingi normaalne elu. Niimoodi, et enesekindlust, usku, julgust, vot seda on vaja. Nii, vaatame, mis siis siin näitab. Nii, esimesena kodukaart.
ma ütleks küll, et te võite julgelt oma muudatusi teha. täitsa lõpp. ja hea küll, ma selle tõmbasin, ma tõmban ühe veel peale, vaatame, mis siin on. Okidoki. Nii. Noh, nii tuleb meestele ka midagi. nii, alumine kaart. Selle aasta jooksul saate oma elu täielikult paika. Tunnete ära, et nüüd see asja, see on õige, see partner on õige, see elukoht on õige, see töö on õige, et saate oma elu ilusasti paika. Niimoodi. Siis siin need Lenormandi kaardid näitavad siis meil pere loomist. Paljudel tuleb juba, muidu öeldakse küll number 1 aasta kohta, ärge kohe suhtesse tõtake, aga on niimoodi, et kellel on juba ju suhe olemas, et nende kohta see ei kehti, et need, kes nüüd sellel aastal leiavad omal uue inimese, et need siis, pikendage seda käimisaega, seda ilusamat aega, et siis numeroloogiliselt järgmine aasta toetab abiellumist rohkem, aga need, kes on suhtes, siin näitab jah pere loomist, võib-olla tõesti aasta alguses on palju kokkukolimisi, pere loomise kaart, isegi pere juurdekasvu neid asju, pere juurdekasvu, on ju, mingeid asju siin ei ole. Niimoodi, et selline rohkem selline koduga tegeleme, kodus olemine, aga ongi rahulikum aeg. Niimoodi, siis rahaliselt paremaks hakkab teil minema kusagil märts-aprill. Ja ma vaatan kohe juurde ka, et mismoodi see siis paremaks hakkab minema. Kas on tööalaselt, kas on mismoodi. Kohe vaatame. Mina ütleks siis pigem niimoodi, et see on niimoodi, kui see armastus toimib teil ilusasti, armastuse kaudu. Niimoodi, et ikka kui partnerlussuhe, et hea ja toimib partnerlussuhe, ikka ju see alati ju naine annab armastuse, mees materialiseerib, on ju. Et see energia siin koos töötab, et kellel töötab ilusasti väga hea, nendel töötab koos, ei juhtu mitte midagi, kõik on hästi. Siis tuleb teil võimalik, et tuleb midagi õppida juurde, täiendate ennast ja te teadlikult täiendate, õpite midagi sellist juurde, mis hakkab teile rahaliselt rohkem sisse tooma. Nii et enda täiendamine selleks, et saada rohkem raha. Nii. Siis suvel tervis hea, kõik hästi, relax, on ju, hea, rahulik, mõnus, saab selline hingetõmbamise aega. Sügise poole tõmbab natukene üles, see on siis septembri algusega kuskil niimoodi, tõmbab üles natukene pingeid, võib tõmmata pinget üles natukene, kui on suvi otsa selline, kõik on hea, kõik on chill, on ju, et siis võib tulla siis tervisealaselt, pigem ütleks niimoodi, et emotsionaalselt. Issand, ma pean jälle oma tavarütmi tagasi minema. Umbes midagi sellist, et korra tõmbab. Seal võib tulla natukene arusaamatusi, natukene selliseid pingeid tööalaselt, ütleks just, et niimoodi, et emotsionaalselt ja tööalaselt. Aga siis läheb jälle kõik maru ilusasti. Maru ilusasti selles mõttes, et kõik läheb jälle rütmi edukalt, siis hakkate oma siis mingid teatud unistusi, mis te olete kunagi mõelnud ja mis te olete ammu ära unustanud, et mingi teatud pinge on isegi hea, kui tuleb, sellepärast, et te hakkate mõtlema nende asjade peale, mis te varem olete tahtnud teha. Ja võib-olla tõesti väga palju teist mõtlevad, et teengi midagi ise, ma ei taha olla enam kellegi alluvuses. Hakkate mu unistusi realiseerima. Niimoodi. Ja siin muidugi näitab sutsukene takistusi küll, aga näitab, et jääge endale kindlaks, et ajutised takistused, aga jääge endale kindlaks ja liikuge edasi, sellepärast, et edasi läheb juba paremaks. Ja siin tuleb meesterahva kaart välja, mis näitab siis, meesterahvastel eriti, et mehed on need, kes mingid teatud takistustest saavad ilusasti vabaks, et saavad et kui on firmadega olnud mingi teatud aeg raskusi, siis näitab ka, et see pingutus, mis te olete teinud, et see ei ole asjata olnud, et need takistused saavad läbi, see raskuste aeg saab läbi ja teil hakkab palju paremini minema. Vot. Võtan igaks juhuks siia ühe täpsustava kaardi veel. Et mis on veel siis öelda selle koha pealt? Okei, niimoodi. Et
ühesõnaga maskide langemine. Enam ei viitsita keerutada, valetada, siis noh, ükskõik kui nüüd isegi kui suhtalaselt võtta, eks ju, ükskõik, kas see kehtib meestele või naistele või hakatakse rohkem minema välja aususe peale, tõe peale. Et mitte ilustama ega peitma oma neid tundeid või mõtteid, et mis ma tohin öelda, mis ma ei tohi, äkki partner solvub ja rohkem sellist enda terviklikuks põimimist. Okidoki, las ollagi nii, vot nii, rohkem ei olegi siin. Rohkem ei olegi siin midagi. Nii, loodetavasti saite enda jaoks siit midagi. Saate aasta lõpus kontrollida, mis on läinud, mis ei ole läinud. Ja siis nii ongi. Siis vaatame. Nii et huvitav aasta tuleb teil ka. Ja mis põhiline, mis mulle meeldib, siin ongi see, et saate ennast täiesti tasakaalad. See mulle meeldib väga. Ja et olete täiesti aasta lõpuks teinud oma need muudatused, mis teid ei teeni, need asjad olete endalast ära saanud ja lähete nii-öelda iseendasse austuse ja armastusega suhtudes, lähete oma elus edasi, teete oma valikuid selle põhjalt siis, mis teile ka meeldib. Vot nii. Nii et aitäh teile, et kuulasite. Ja kui tunnete, et on kellelegi see info vajalik, siis võite talle jagada ja nii ongi. Vot nii, aitäh!